väga suur osa inimestest, kes teenivad meil võitlusgrupis, on mingis oma eluetapis mõelnud seda, et nad tahaksid teenida erioperatsiooni grupis, aga kas nad on seal juba teeninud või mingil põhjusel teenisid kuskil mujal, ei jõudnud nende elu sinnamaani välja, nad ei teinud seda commitment, et nad tahavad olla täiskohaga operaator, aga endiselt see teema neid väga huvitab ja kõik, siis sa saad olla ühelt poolt võib-olla edukas ettevõtja, mingi erialaspetsialist, mis iganes, meil on see amploa väga suur, mis annab meile ka tegelikult tugevuse, et kõik meie operaatorid on eraelus ka erialaspetsialistid, neil on erinevad ettevõtted, neil on omad networkid, kõik asjad, see annab meie üksusele tugevust juurde, et see naljaga öeldakse jah, et kui sa tahad teha erioperatsioone, aga teenida rohkem palka, siis võitlusgrupp on see variant. Ma arvan, et meiesugused inimesed, kes pidevalt treenivad ja on selles teemas sees, saavad natuke pihta nende piirangutega, mis on mõeldud nendele inimestele, kes ostavad relva ja et sa ainult kapis ei kasuta seda. Et sealt on ilmselt väga keeruline selle massi seest välja seista. Ja kui sa oledki selline inimene, siis seal peabki olema nõuded sinu vastusest, et sa tegelikult ei ole pädev seda relva kasutama, sul ei ole mõtet seda omada. Et me võime minna samamoodi, mis sa arvad, kui paljud inimesed, kes omavad relva, kannavad relva igapäevaselt. Nad ostavad relva enesevara kaitseks, aga kui see on seal kodus kapis, siis sa kaitsed ju sellega ennast iga ja oma vara. Ja see mindset, et sa üldse igapäevaselt varjatult kandes kannab püstolit, inimesed küsivad, et miks sa seda püstolit kannad, et kas sa arvad, et sulle tuleb keegi kallale või sa kardad midagi, sa oled paranoiline. Siis mulle meeldib küsida, et iga kord, kui sa istud oma autosse, paned turva peale, kas sa mõtled, et juba panen kohe räigelt autoga pauku ja sõidan avariisse, sa ei mõtle seda ju. Aga sa alati kasutad turvavööd sellepärast, et seal on lihtsalt see väike chance olemas. See ongi, ma arvan, kõige levinum vale arusaam püstolite kohta, tuleb Hollywoodi filmides, kuidas lastakse püstolit, ma ei tea, ühes kaubanduskeskuse otsast teise, mingid mitmesaja meetrised lasud, räige tulevahetus, käib püstolitega. Et tegelikult sa saad püstoliga lasta kaugelt, aga selle jaoks sa pead võtma aega sihtimiseks ja päästmiseks ja su oskused peavad väga head olema, et see ei ole niisama, et võtab püstoli kätte ja kahe soti peale hakkab vajutama. Delfi militaarpodcast. Eriväelase jutud. Ainuke lihtne päev oli eile. Iga päev algab nullist.